ma tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad. Lootvina küla asub Põlvamaal Vastse Kuuste vallas. Rahvast napib, elu veereb tasakesti omas maalas. Vahest muidugi satuvad Lootvinasse mõned naaberküla kaagid, aga siiani pole nad suurt kurja teinud. Lootvina on muide küla, kus saab vajadusel ka praegusel 21. sajandil läbi elektrita. Näiteks kunagise Rahu kolhoosi eesrendlik töötaja 75-aastane Helju Saarepuu on praegugi nii spartalik ja tarmukas naine, kes saab seal voolutagi toime. Ma olen 75-aastane. No aga mina ei usu. Välja paistate kui 50. Ei ole. Mine nüüd, 75 olen. Ma olen 42 aastat siin koon ja mul on maapetse loak küll veel käin, aga vigan ei ole. Maaõhk mõjub hästi. Linnas, Tallinnas on 50-aastased näevad samamoodi välja. Mine nüüd. Kurat, ega ma olen Tallinnan ka käin. Aga Heljul on ka üks jama asi ajada. Tundub uskumatu, aga hakkajal proual on kaelas kriminaalasi. Nüüd tuleb anda politseile tunnistusi ja varsti ehk isegi kohtutee ette võtta. Kuidas on see küll võimalik? Tuleb minu kõrvale, minu asemele ja tead, mis ta hakkas tegema ta lesene. Ta võttis kahe käpäga siit kinni ja siis muudkui jurgutas. Hakkas kargama? 3-aastane peni. Ta tahti naisi, emetsit. Ühel päeval oli Lootvina metsikut kiledat koera kisa täis. Läbi luu ja liha lõikava kiljumise peale kohale tõtanud külainimesi rabas võigas vaatepilt. Muidu igati ontlik Helju Saarepuu oli oma koera tagajalad kinni sidunud ja askeldas veriste kääridega vaese loomakese kallal. Panin ta siia, siin on üks kast. Panin ta siia kasti peale ja vaata munanditel, aga puud ei ole seen. Juba kurat lännu sinna ala ja esikratsipid ka nii kõvasti toda puud jäid sinna. Söö see ju kõvasti. Aga sa ennem rääkisid, et hakkas sind kargama, sellepärast lõikasid munad ära? Eiga ma lõikagi midagi ära. Tupda puud äidvad siin munademalt ära. Ta hakkas nagu kiunuma. Närmi endaga kiunus. Naabrid pidasid targemaks politsei kutsuda. See polnud esimene kord, kui Helju majapidamisest koera hädakisa kuulda oli. Vanaproua meelest pingutasid aga naabrid üle. Nemad mõtlevad minnu viies kohegi vanade kodu või... Ja siis saavad maja endale, jah? Jah. Neid on 3-4 naisega neid vatsi ja ütelgi ole ametit, ei ole elukutset, mitte keegi võtta tüüle. Päiva makas süüse varastas. Minu isa oli kuldimuna lõikaja ja lõikaja ja lõikaja. Algselt rääkis vanaproua küll kutsa kastreerimisjuttu, aga pärast politsei külaskäiku on ta oma lugu muutnud. Mul oli selline terav nuga seal väljan, aga kuradi tihoosini varastivad olla ära, millega ma õuna südem neid usse välja võtsin. Nii, ole lahke. Ja siis võtsin pearik, vaata munanditel, juba kurat lännu sinna munandid, rohkem kui pool päival velen. Koer sai ikka päris palju haiget, jah? Kõrv, verine kõik? Kõrvakrats esi oma käpäga, sest üks puud ei ole seen pool kõrva, tõnel pääl pool. Ole nüüd, memeke, tal pool kõrva puudu ju. Kes tu kõnel? No ma ise nägin. Mine nüüd. No kõrva otsa on kadunud, see läks ikka ära. Kui palju? No ikka nii palju. Nii palju? Aate, kurat, siis mõni lõigas. Võta siis nüüd kinni, mida proua teha tahtis. Päris loomaarsti haridust Helju Saarepuul siiski pole, veterinaarvärki on ta aga omal ajal koolis õppinud küll. Lisaks pulli seemendamisele sai veterinaar veel skripaberitega Helju nõukaajal ka munade mahavõtmisega kergelt hakkama. Seal polevat üldse midagi keerulist ja ka tuimestust polevat loomadele tegelikult vaja. Mõni pidasi kinni, mõni sidus kinni ja kurat nihti maha ja solegi midagi. Pääsi, kui on kõralik nuga. Nuga ja pärast on vaja kinni kõmmelda, jah? Ei ole. Kui lõikad niimoodi tüte jupi otsast maha ja siis tuleb muna välja, niht maha ja ongi kõik. Ta ise lakub, ta ise puhastab pisaavat ära. Ise ka saab kokku? Jah. Mis loomasid sa kohitsesid siis? No ikka penne põhiliselt. Ja kassi ka. Politsei toimetas Helju koerakese Võru varjupaika. Loomaarstide hinnangul tundis eakas memm siiski oma tööd
Paraku oli aga aeg endise seemendustehniku osavust tublisti kahandanud. Kui naabrid poleks sekkunud, siis ilmselt oleks koerake verest tühjaks jooksnud. Täna on varjupaigas katsiks ristitud kutsa enesetunne juba üsna hea. Koer ise on hästi paranenud, muidugi arstidele ei õnnestunud päästa kõrvaotsa, mis endine omanik ära lõikas. Aga iseenesest on koer tubli, terve, sööb hästi. Proua vist ei tea ise ka hästi, mis toimus, et küll ta räägib, et üritas puuki eemaldada, siis räägib, et koer kargas kõvasti tema küljest. Helju Saarepuu oli nõus maksma ükskõik kui kõrget hinda, et koer Võru varjupaigast kätte saada. No mis nüüd koerast edasi saab? Ei, tead, nad käisid sealt Võrust minu juures, et üks tahab endale toa koeraks. Ja võtsid minu käest allkirjad, mina loobun koerast. No. Nüüd see on, andsid koera ära, jah? Ära, jah. Kummalise nimega koera Katsit või ehk siis Bellat pole mõtet aga Võrru nõutama minna. Temaga on üsna hästi, tema sõidab meil selle kuu keskpaigas Soome ära. Et koduotsingud on lõppenud, tal vedas lihtsalt. Jah. Oma lemmiku kastreerimine või steriliseerimine ei ole naljaasi. Kindlasti ei maksa sellega ise jändama hakata, pöörduda tuleb ikka loomaarsti poole. Igatahes on prokuratuur algatanud soliidses eas kastreerija proua suhtes nüüd kriminaalasja. Süüdimõistmisel võib see lõppeda isegi vanglakaristusega. Ja täna oleks saanud ühe kutsika niukuse, aga ma ei julgenud võtta, mille tiia kost kurat perja. Ega sa seda lõikuma ei hakka äkki? Mine nüüd! Ma tahaksin kodus olla, kui kallim on minul ka.